Üks kord ajaloos on Eesti rahval võimalus järgida absoluutselt kõiki reegleid ning seeläbi saada vabaks. Ole alati kursis kõikide teadusuudistega ning pea kõikidest reeglitest kinni. See on Arula teadusnõukogu. Kogu. Tere Eesti ja tere ka teie, sõberteadlased. Tere ka minu poolt. Tervist, mina olen ka teadlane. Kas te olete juba täna oma igapäevase testi teinud? Mina ei ole veel, aga ma mõtlesin, et me tuleme siia saatesse, et see on elementaarne, et me iga kord teeme varem selle testi ära. Jah, mõtlesin ka, et teeks üheskoos kohe saate alguseks testid ära endale, et olla ikkagi kindlad. Võib-olla teeme seda niimoodi, et üks nagu teeb testi ja teised saavad siis omavahel muljetada, mida juures oleval pildil näha on. No, ma olen juba siin hakanud ikkagi ise endale testi tegema, et mul ei ole selle varre ninna lükkamine enam mingi probleem. See on küll suur rõõm. No, ma panen peegli ees ja panen kumbagisse nina auku ühe sellepärast, et olla kindel, et teinekord üks test ei pruugi kohe õige olla enamasti. Paraku mulle see konkreetne varre ninna lükkamise test ei sobi. Olen teinud ise pidevalt seda lastele mõeldud versiooni, kus paned siis natukene seda vedelikku suhu ja kuristad ja siis sülitad välja ja sellest saab ka siis kõik täpselt teada. Mina isiklikult lasin endale sügavale ninna paigaldada siukse väikse kujundi, et see vatitikk on ikkagi ju ümar, aga ta on siuke kurv sees, et saad toetada tiku sinna elemendi peale nii-öelda ning see stabiliseerib ise selle tiku ära, et siis ei ole hirmus lihtsalt. Et paned tiku ninna ja siis vajutad lihtsalt vastu lauda otsaga. No jah, põhimõtteliselt jah. Ja teise käega saad sama kohvitassi hoida või midagi või süstalt, vaktsiini süstalt. Ja põhiline on see, et kui keegi tuleb sisse parasjagu hoogs, et keegi võib ikka tulla näiteks naine, siis ukse lahti ehmatad, siis ei lükka seda kuskile sügavale, vaid et toetada piirajaga tikk nagu siis ma saan. Seib on otsas niimoodi, jah. Ja enda järgi täpselt ära timmitud, et meil ongi nende mõõtudega need testpulgad siin ka endale, et saad reguleerida, kui juba see koht hakkab nagu ära kuluma, kuhu sa kogu aeg lükkad seda vart, et mina igal juhul tunnen, et mul läheb aina sügavamale kogu aeg. Vot, mul seda tunnet ei ole. Korraks ka tekib mingi mälukaotus ka peale testi iga kord, aga see pole hullu midagi, et ma olen harjutanud ennast kirjutama ülesse, nagu mis toimus viimase paari tunni jooksul. Aga hästi. Mul niikuinii kaamera elutoas kogu aeg ka. Teeme siis endale testid kõik ära. Ma just tegin teil on juba tehtud, mul on tegemata. Tee ära. Ma siis tegin veits verd ka. Nii. Aga ja olemas. No vaatame õue ja siin testide tegemise ajal vaatame ka õues. Meil on stuudios aken, me ikkagi näeme õue. Kuigi me pole seal ammu käinud, aga õues on ilmad nagu ilusaks läinud ja need näitajad ja need numbrid ei ole ikkagi tagasi tõmmanud ja piirangud need pole ka nagu aidanud väga, et... No, ei, need aitavad, aga lihtsalt inimesed ei pinguta piisavalt nagu nende täitmise juures. No, osad inimesed ikkagi pingutavad kõvasti, nagu meie, aga lihtsalt paraku on nende kõige eeskujulikumate taudikartjate selja taga peidus ka need inimesed, kes lihtsalt ei hooli. Kes vilistavad selle süsteemi. Ja kelle pärast üldse see kõik see olukord selline hetkel on. Jaa, see on väga kurb ja... Kes ei testi ennast iga päev näiteks. Kas on midagi head välja pakkuda, kuidas me seda olukorda saaksime siis vältida? No, mina näiteks käisin oma autoga ükskord siin nädalavahetusel just seal Põhja-Kõrvemaa raba, selle lauldraja juures jäin ilusti autosse ise ja puldiga ja drooniga vaatasin, et kuidas... Kas rada on puhas? Rada on puhas, aga ikkagi seal olid mingisugused inimesed, käisid seal ja selle asemel, et siis kui keegi vastu tuleb, et samal ajal ise nagu laukas see sulpsu juba ta varju, et ei annaks surmavat taudi edasi, siis ikkagi inimesed käisid ikka väga lähedalt üksteisest mööda, et äkki peaks siis, kui ta ikkagi ise piirama seda olukorda, et inimesed ei saaks käia nii lähedalt mööda, isegi kui nad pahavad. Me võime lasta... 2 laudrada teha, edasi mine, kuhu see tagasi tuleb. Või me saame ju samas ka panna mingi sellise
pleksiklaasi laotused, oota niimoodi rajale vahele, Vahele, kahe jah, laua jah. vahele, jah. tekitada rajale suunad, kus Jah. liikuda nagu maanteel. Nooled maas, liigu sinna, tule tagasi sealt. jah, sest nii ei ole ohutu igal juhul. See, kuidas praegu on, see ei ole ohutu, sest seal sa pead astuma rajalt kõrvale. Praegu oli jää oli peal, võimalusel sa ei saa isegi vee alla minna Varju. Või noh, isegi mitte otseselt varju, vaid just pigem nagu hoolimaks teisest inimesest, kes vastu tuleb, et sa ei annaks talle. Jah. Et Ei sa ole ise siin- otseselt ei varju. Ei ole siin midagi nagu, et looduses on ohutu ja see taud leiab meid igalt poolt ülesse. Oleks ju eriti nõme, kui me ikka peaksime igasse metsa oma mendi panema valvama. Kas juba praegult ei ole või? Kas me ei ole seda soovitanud? Linnuvaatutornis on kuulipildujaga Või snaiper või keegi? MG3-ga mingi vana juba istub seal. MG42 on ikkagi palju parem. Ja laseb enne küll hoiatusasu, aga Jalga. kui distantsi ei hoita, siis pigem suurema hüvangu nimel tuleb need üksikud taudi levitajad, potentsiaalsed levitajad ühiskonnast. Jah, põhimõtteliselt ongi, et Laukasse kohe ka, ei saa jah. aru, kerge hoiatus, valang jalga, kui ikka, siis ka ei saa aru. Tagasi ei pöördu, tahab ikkagi edasi minna mööda matkarada, Siis on kõik. siis tuleb kahjuks laukasse Lusikas nurka visata. Kuulide kokkuhoidmise mõttes ikkagi tuleb kohe otse laukasse ka vajutada, sellepärast et Greta võib pahandada, kui seal liiga palju tulistama hakata. Aga ega siin ei ole ju see, ei ole teised inimesed ei ole ainukene oht, kes võib surmavat taudi teistele edasi kanda. Selleks on ka sääsed, sest Kui sa käisid seal looduses, et kuidas olukord oli juba, kas oli näha mingeid üksikut kärbest kuskil? kärbes oli, aga sääski veel õnneks ei olnud. Ega nad ka tulemata jää. Ja nad tulemata ei jää, et sellepärast ka soovitaksin kindlasti kiles käia igaks juhuks, kui teil on vaja mingil põhjusel õue minna kuskile metsa äärde või järve äärde, et siis kindlasti pange ennast üleni kilesse, nagu mina olen siin stuudios. Eriti ohtlik aeg ongi Meie oleme. ilmselt ju siis juuni kuni august, et sääski on kindlasti väga palju tol hetkel ja tahaks loota ka, et kiles inimesi on näha ka palju. Ning eeskujulikud naised, kes te olete varem kogu aeg pipra gaasi sprei kannu niimoodi kaasas kandnud, siis nüüd enam seda ei ole vaja, sellepärast et inimesed, eriti mehed, nagunii öösel väljas ei ole, kuna taud ju levib. Et vahetage oma see pipra sprei siis sääsetõrje sprei vastu välja, kuna selline tegelikult oht, mis suurema tõenäosusega võib inimesi tabada. Ma soovitaksin veel arsenali lisada ka midagi puukide vastu ja parmud ka kindlasti. Jah, muidugi. Kõik, kes verd imevad, et nemad ikkagi levitavad seda taudi meie seas ja isegi kui inimesed... See võib veel muteeruda ka kusjuures parmutaud. Malaariaga segu. Jah, aga me peame kindlasti vältima seda kuidagi. Et varsti tehakse siis võib-olla ka kompleksvaktsiine siis puukide haiguste kui ka siis vastikuhaiguse vastu. Mõlemad asjad saab korraga. Ja üks suvel olla näiteks, ma arvan, et 3 peaks piisama üks iga kuu jaoks. Iga suvi. Iga kuu esimesel. Tegema. Ja, Mõistlik. ma arvan ka, et selline igakuine vaktsineerimine, see ei tohiks olla mingi probleem, sellepärast et ega seda ju tegelikult ei olegi enda pärast vaja otseselt teha, et see on pigem teiste inimeste tervise pärast. Näiteks minu vanaema, kes on 87-aastane praegu, et sina teed seda tema pärast. ma eeldan, et ka kõik ülejäänud inimesed teevad seda tema pärast, sest et mõelge, kui ta peaks ära surema mingi ühel päeval. See oleks täitsa kohutav. 90-aastaselt. Jah. See oleks kohutav tõesti. Seega igaks juhuks, kuidas et sääskede eest kõige kangem sääsetõrje vahend on kilekostüüm. Kilekostüüm ja ma arvan isegi, et võiks kilekostüümi tegelikult juba ju praegu proovi mõttes kohustuslikuks teha, et... Suvi on tulemas, kevad on käes jah, et vaikselt juba sisse harjuda. Jah, see väike lisa 5 minutit teiste tervise nimel ennast hommikuti kilesse mässida ja siis... Sellel on teine pluss. See ei ole nüüd nii suur pingutus, ma ei saa aru nagu, et kui keegi siin hakkab midagi kobisema, et neil mingit vabadust või midagi piiratakse, no see ei ole, no mis vabadust? See ei ole mingi vabadust piiramine, see on nali. Jah, see on täiega nali, noh. Aga need inimesed on need, kes seda Telegrammi usuvad nagu.
aga tead, mis sellel kilekostüümil veel head on? nii. kuna inimesed on kõik ilusti kodus püsinud, ma loodan, siis kindlasti kehakaal on tõusnud. jah. Et suvekuudel on eriti hea nagu siis kiles ülikonnas olla, et see nagu mõjub ka teistpidi, et võib kaalust alla ka võtta nagu. me kõik teame, et higistamine on tegelikult rasvanutmine, aga see higi võib olla muidugi väga nagu nakkusohtlik. sellepärast ta peabki see kile sisse jääma. ega need ülejäänud reeglid nüüd ära ei kao, poed jäävad ikka kinni ja kõik jääb samaks, ta langeb samaks, lihtsalt kile tuleb lisaks. ja ning lisaks maskidele võiks inimesel olla ka kaasas tagavarakile, noh et mõtle, kui lähed kogemata väljas käes kuskile vastu, kile läheb katki ja sealt võib juba sisse lipsata surma. ütleme, et selle MacGyveri teibiga saab maksimaalselt 3 korda teipida, aga no pärast seda hakkab ju tegelikult piinlik ka, kuidas sa käid nagu teibitud kilega. aga samas see näitab, et sa ikka kasutad ühte kile liiga kaua. jaa, aga me peame olema ikkagi loodussäästlikud ka selle juures, et kile nagu ei ole ikkagi võib-olla see laguneb 300 000 aastat looduses. ja siit kindlasti ka üleskutse kõikidele noortele ettevõtjatele, et luua siis nagu rehvi paranduspunktid on ka kileülikonna paranduspunkt, kus siis lapitakse vahel seal ära. jah, no kui sul endal ei ole sellist surmavat audikindlat teipi juhuslikult kaasas. nojah, no kõigil ei ole seda võtta, lihtsam on viia kuhugi parandusse. aga siis ma ei teagi, et võib-olla tõmbame vaikselt otsad kokku. jah. siin peaks valitsusel nüüd ideid olema küll, mida teha. vaatame oma testi tulemused veel enne saate lõppu üle. nii ja oi, minul on positiivne. mul on ka positiivne. me oleme samas ruumis. kuidas see võimalik on? kui sina käisid seal looduses eelmine ajal, sul tuli peiteaeg. ma käisin küll tanklast läbi, see võis olla püstoli pealt, ma praegu hakkan mõtlema, kus ma võisin seal saada. ma arvan küll jah, et sealt võib see läbida. ma vabandust. mul on juba hakkab siuke kinnine koha ka tekkima. mul palavik tõuseb igal juhul juba. ma tunnen ise, võib-olla äkki peaks seda vaktsiini kiirelt ära tegema. Anti mulle lihtsalt rohkem hirmu nahka. ma teen kohe endale, ma teen vaktsiini ära endale, lihtsalt kohe. ma võin sulle teha, või ta ise. ei, tee mulle ise vaktsiin, siis on mul lihtsalt. hea küll. nii, ja ma siis, ma võtan siit selle. oota, olemegi jäänud kahekesi või? jah, ma teen. kas tee sa mulle vaktsiin, mugavus, sul on see parem vaktsiin, et ma istun ise siin niimoodi. okei, ega siin midagi muud üle ei jää, kui. nojah, pink on jäänud lühikeseks, on ka minu kord teha vaktsiin. mis asja, mul on negatiivne.